Ja nüüd on mul väga hea meel juhatada sisse esimene kõneleja, kes on meil Zoomis otse Luksemburgist. Ja tema esindab Euroopa Komisjoni ja räägib siis Euroopa Komisjoni masintõlke võimalustest, mida on väga palju, nii et tal on väga palju öelda ja ma annangi talle kohe sõna. Ja tere hommikust ka minu poolt ja suur aitäh kutsumast. Muidugi mul on väga kahju, et ma pean kahjuks digitaalse, ütleme nii, et pean ekraanil olema, et ma ei ole seal kohapeal. Ma loodan, et te näete nüüd mu slaide ja kuulete mind. Ja. Kõik hästi, siis võimegi kohe alustada. Nii, nii nagu Rita ütles, siis tõesti, minu nimi on Kristiina ja töötan siis Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi tehnoloogia osakonnas. Ja siis täna räägiksingi teile sellest, mis on siis Euroopa Komisjoni poolt pakutavad masintõlke nii-öelda võimalused. Lisaks siis tavapärasele masintõlkele on meil tegelikult ka uuendusi. Räägin siis täna valdkonnapõhisest tõlkest, sõnastiku lisamise võimalusest ja masintõlke täiustamise võimalusest tehisintellektiga. Mainin hästi kiirelt ka kahte uut tehisintellekti põhist tekstitöötlusteenust, mida me nüüd oleme vist 2 nädalat alles pakkunud, lisaks siis masintõlkele, kuid mis võib-olla on ka teile kui ütleme nii mitte tõlkijatele kasulikud ja võib-olla huvitavad. Ja siis lõpetan siis masintõlke piirangute ja ohukohtadega, et nagu me kõik teame, siis masinad on küll päris head, aga kahjuks või õnneks mitte veel päris täiuslikud. Nii et neid ohukohti ja piiranguid siiski veel tänapäeval ka on. Ja, aga hakkamegi siis pihta. Et ühesõnaga, see on siis komisjoni veebileht, kus siis kõik teenused, mida me pakume, on kenasti kokku toodud. Et siin on ka link sellele, aga kui te panete näiteks Google'isse sisse, nagu siin pildi peal näha, AI-based multilingual services ja Euroopa Komisjon, siis peaks see leht ka sealt lahti tulema. Ja nagu te näete, siis lisaks masintõlkele, mille nimi on siis e-translation, millest ma täna põhiliselt räägin, pakume erinevaid teisi teenuseid ka, et meil on briefingute koostamise teenus, vastuste koostamise teenus, siis webtekst ja accessible text, mis on siis need 2 uut tekstitöötlus teenust, mida me just alles hiljuti pakkuma hakkasime. Samuti ka on kokkuvõtete tegemise võimalus, siis mitmekeelne postitus, kõne teisendamine tekstiks ja siis veel mõned väiksemad tööriistad. Näiteks üks, millega saab teksti anonüümseks muuta. Et olete väga oodatud seda lehte külastama ja vaatama ja uurima, et milliseid teisi teenuseid veel pakume lisaks siis masintõlkele. Aga täna keskendume tõesti masintõlkele, mille nimi siis e-translation tähendab selle masintõlkesüsteemi nimi siis, mida me komisjonis pakume, on e-translation. Ma arvan, et mõned teist on võib-olla sellega ka juba tuttavad, aga kes ei ole, siis tõesti see on neuromasintõlke teenus, mille me siis käivitasime 2017. aastal, mille me siis ise Euroopa Komisjonis arendasime ja välja töötasime, ehk siis see ei ole kuskilt mujalt sisse ostetud. Ja mida siis kaasrahastatakse Euroopa Liidu institutsioonide, nii Euroopa Komisjon, aga ka teised institutsioonid ja siis ühe sellise programmi, mille nimi on Digital Europe Program poolt, tänu millele me saamegi pakkuda siis nii masintõlke teenust kui ka teisi neid teenuseid, mida ma eelmisel slaidil mainisin, ka liikmesriikides. See tähendab siis ka teile, et see on teile vabalt kättesaadav ja vähemalt hetkel tasuta. Nii kaua, kui see programm meid veel toetab ja eksisteerib. Kes siis saavadki e-translation'it kasutada, noh, loomulikult Euroopa Liidu institutsioonide tõlgid ja muud töötajad, sellest see kõik alguse saigi ja neile mõeldes me selle masintõlkesüsteemi arendasime ja tegime, aga tänu siis sellele Digital Europe programmile ka inimesed liikmesriikides ja mitte nüüd päris kõik, aga näiteks inimesed, kes töötavad avalikus sektoris või riigiasutustes, haridusasutustes, väikestes või keskmistes ettevõtetes, mittetulundusühingutes, siis kes tegelevad nende projektidega, mida siis sellesama Digital Europe programmi poolt rahastatakse.
ja ka EPSA kandidaadid, see on siis Euroopa personali valiku ühesõnaga, kes siis proovivad Euroopa Liidu töötajateks saada, saavad siis kandideerimisprotsessi ajal samuti nii masintõlget, aga ka kõiki teisi teenuseid, mida ma mainisin, kasutada. Ja seda siis loomulikult Euroopa Liidu liikmesriikides, aga näiteks ka Norras, Islandil, Liechtensteinil, Ukrainas. Need on siis samuti riigid, mis siis selle Digital Europe programmi panustavad ja tänu sellele siis ligipääs kõigile nendele teenustele on. Ja kuidas siis e-translation'ile ligi pääseda, teie kui ütleme tavakasutajad ja kasutajad liikmesriikides tuleb selleks registreerida. Siin on selline registreerimise leht ja jällegi see tuleb Google'is kenasti välja, kui te panete näiteks e-translation ja registreerimine. Ja siin on 2 sammu ja sellepärast ma natuke peatun sellele, et tihti me näeme, et inimesed natukene siin komistavad, arvates, et piisab sellest 1 sammust ehk siis selle EU login'i tegemine, mis vanasti oli EKAS-e nimega, kes võib-olla on rohkem tõlkevaldkonnas olnud, mäletavad seda EKAS-e nime all. Aga igatahes kõigepealt tuleks siis teha EU login, siin on link ennast olemas ja siis tulla sellele lehele tagasi, panna oma emaili aadress, millega te selle EU login'i kasutajanime tegite, siia kasti kinnitada, et te kuulute mõnda nendest gruppidest, mida ma mainisin, ehk siis avalik sektor näiteks või väike või keskmine ettevõte või mittetulundusühing. Ja siis saate siin kenasti registreerida ja kõiki teenuseid, nii masintõlget, aga ka kõiki neid teisi kasutama hakata. Nii. Selline näeb siis Euroopa Komisjoni masintõlkesüsteem välja, üsna sarnane ka teistele turul saadaolevatele süsteemidele, kus on siis võimalik tõlkida nii väikseid tekstikatkendeid kui ka siis dokumente. Et selleks on üleval erinevad nupud, kus te saate valida, kas siis tõlgi tekst, tõlgi dokumendid ja vastavalt sellele siis toimetada. 32 keelt on saadaval, ehk siis Euroopa Liidu liikmesriikide keeled loomulikult, aga ka mõningad teised, näiteks on Araabia, Hiina, Jaapani, Vene, Ukraina, Norra ja sellised, et on natuke rohkem kui ainult liikmesriikide keeled ja kõiki neid siis omavahel saab kasutada. Ükskõik millisest keelest, ükskõik millisesse keelde. Ja siin on välja toodud ka erinevad valdkonnad, valdkonnapõhise tõlke, me kutsume neid tõlkemootoriteks ja sellest ma kohe varsti räägin pikemalt, et on olemas võimalik valida erinevaid ehk siis sätteid natukene seadistada ka, et saate ise omale sobiva valida. Ja valdkonnapõhine tõlge ongi üks siis selline võimalus, mis siis e-translation'il on, mida võib-olla kõikidel teistel või osadel teistel turul saadaolevatest masintõlke süsteemidest siis ei ole näiteks. Ehk siis teil on võimalik valida valdkond vastavalt sellele tekstile, mida te siis soovite tõlkida. Ja kõikide nende erinevate siis valdkondade taga on erinevad tõlkemootorid, mida siis kõiki on treenitud erineva andmekoguste peal. Ehk siis EU Formal on siis pigem mõeldud Euroopa Liidu tekstide jaoks, General Text pigem siis üldiste tekstide jaoks, Court of Justice Case Law on siis Euroopa Liidu kohtulahendite põhjal treenitud mootor, mis siis sobib näiteks juriidiliste tekstide tõlkimiseks, Finance siis majandusvaldkonna tekstide tõlkimiseks, IP Case Law on siis intellektuaalomandi tekstidel treenitud mootor ja Public Health siis tervise tekstidel treenitud mootor. Ja nende kõigi vahel saate siis valida ja ma räägin sellest kohe ka pikemalt, miks see võiks hea olla. Ja meil üks kolleeg on joonistanud ka sellised vahvad pildid siis erinevaid mootoreid illustreerimaks. Näiteks see peaks siis olema Lady Justice ehk siis jah, kohus on pime ja õiglane ja finantsvaldkond näiteks. Ja tihti küsitakse, et kas päriselt ka siis need erimootorid annavad erinevaid tulemusi, jah, annavad küll.
Ja näiteks eriti just nii-öelda tavakasutajale või ütleme mitte tõlkijale on see üks väga hea võimalus juba enne tõlke tellimist nii-öelda mootorile siis teada anda, millise stiiliga see tekst on. siin on lihtsalt üks näide ühest väikesest lausest, aga nagu te näete, siis juba siin on teatavad erinevused sees siis EU formali ja üldise tekstimootoriga tehtud tõlgetel. ja mida pikem tekst, seda rohkem loomulikult neid erinevusi tuleb. siin EU formalis on näha ka mingit, ütleme nii, et viga masintõlkes, see viimane täpsus näiteks sellist asja ei tohiks olla. aga nagu me näeme, siis ka masin eksib ja eksib päris palju. tänu millele meil on õnneks ka tõlkijaid vaja ikka veel ja ma võin vabalt öelda, et tulevikus eesti keelega kindlasti veel päris kaua. Aga kui te olete nii-öelda tavakasutaja, siis see on üks hea võimalus, et kuidas siis seda masintõlget natukene juba seadistada, et ta häälestaks end samuti selle teksti stiilile. ehk siis, kui teil on näiteks mingi üldisem artikkel, mida teil on vaja tõlkida, siis pigem kasutage üldmootorit, mitte näiteks EU formalit või ma ei tea, finantsvaldkonna tõlkemootorit. lihtsalt tulemused on paremad ja te saate proovida seal veebikeskkonnas, mida iganes teil vaja on, et proovige ühe mootoriga, proovige teise mootoriga, milline annab paremaid tulemusi. kui te selle tulemuse nii-öelda läbi loete, siis te saate ilmselt kohe aru, et milline mootor on kõige paremini töötanud. kui teil on näiteks mingid väga spetsiifilised, ma ei tea, finantsvaldkonna tekstid, kindlasti proovige finantsmootorit ka, võib tulla parem tulemus, sest nagu ma ütlesin, siis neid mootoreid, kõiki neid masintõlke erinevaid mootoreid on siis erinevate andmetega treenitud, mistõttu tulemused on erinevad. just ja veel kord väiksed pildid ka. siis teine asi, mis võib tavakasutajale samamoodi annab nagu võimaluse juba ise natukene seda tõlkemootorit seadistada. ehk siis jällegi, mille eesmärk on loomulikult parandada siis selle masintõlke kvaliteeti, mis on ju alati meie eesmärk ja samamoodi kasutajate eesmärk, et ma kujutan ette, et kõik sooviksid saada ideaalset masintõlget sekunditega. Siis oleme sellise võimaluse välja mõelnud, et te saate ise koostada siis sõnastiku. siin nüüd on see, et see tuleb siis tõesti teil ise kokku panna. et meie mingisuguseid sõnastikke ei paku, sellepärast et nii palju, kui on kasutajaid, on ka erinevaid kasutusvõimalusi ja see oleks lihtsalt võimatu hallata, aga te saate selle sõnastiku ise koostada ja siis, ja see töötab praegu ainult siis dokumendi tõlkimisel, ehk siis mitte nende väikeste tekstikatkete tõlkimisel, saate te selle sõnastiku kaasa panna. ja praegu hetkel töötab see ainult EU formal mootoriga, ehk siis kui teil on tarvis tõlkida selliseid ametlikumaid või kasvõi isegi Euroopa Liiduga seotud tekste, siis selle mootoriga koos saate te seda sõnastikku kasutada. ja selline võiks see sõnastik siis välja näha, kakskeelne, üks termin siis lähtekeeles ja teine sihtkeeles. võib ka ja pigem me oleme nagu testinud ja aru saanud, et lühikesed terminid töötavad paremini. ehk siis see ei pea olema ühesõnaline termin, nagu te näete siin näites on samamoodi 3-4, võib-olla 5 sõna. aga et kui te kirjutate üheks terminiks väga pikki lauseid, siis see ajab need tõlkemootorid kahjuks segadusse ja lihtsalt tulemused ei tule nii head. soovitame maksimum panna 250 terminit ühte sellisesse sõnastikku. jällegi, kui sellest edasi, kui sellest rohkem panete, siis see töötab küll, see masintõlge ja see sõnastiku, aga lihtsalt jällegi, et mootor läheb segadusse ja hakkab halvemaid tulemusi pakkuma. ja mida see sõnastiku nii-öelda kaasalaadimine siis nii-öelda tagataustal teeb, on siis see sunnib siis seda tõlkemootorit kasutama teie ette nähtud termineid siis teksti tõlkimiseks, ehk siis te saate masinat sundida teie termineid kasutama. ehk siis jällegi, et kui teil on mingisugune väga spetsiifiline tekst või mingi tekst või mingi stiilitekst, mida te oma töös näiteks tihti peate masinaga tõlkima, siis te saate koostada sellise väikese sõnastiku, panna selle kaasa ja nii te saate olla kindel, mitte küll 100%, sest nagu ma pärast räägin, siis masinatega
ei ole kahjuks miski 100% kindel. Aga te saate kindel olla, et ta vähemalt proovib teie neid termineid arvesse võtta ja me oleme teinud teste ja saanud ka tagasisidet, et üldiselt see masin ikkagi võtab neid termineid arvesse, aga on juhtumeid, kus ta seda ei tee. nii et nii nagu igasuguste teiste tehisintellekti tööriistade või teenustega, mida te kasutate, tuleb ikkagi ise alati üle kontrollida, et kas näiteks ma ei tea, siit näitest võttes, ma ei tea, energiatõhusus sai ikkagi igal pool energiatõhusus, mitte masin ei mõelnud ise midagi muud välja. Sest samal ajal koos teie sõnastikuga on tal ikkagi kogu see teadmine ja need andmed, millel on seda masintõlke mootorit siis treenitud ja ta siis püüab neid kahte ühildada, arvestada teie sõnastikku, aga tal on ka teised teadmised ja vahest juhtub, et ta võtab enda nii-öelda teadmise pagasist samuti termineid. et alati kontrollige, aga see on üks võimalus, et kui teil on oma töös mingid väga spetsiifilised tekstid ja teil on võimalik ja aega selline väike sõnastik koostada ja neid võib olla mitu erinevate stiiliga tekstide jaoks, siis te saate selle masintõlkele kaasa panna ja nii-öelda natukene seda masinat mõjutada. Ja siis veel üks võimalus, kuidas siis jällegi natukene masintõlke kvaliteeti parandada ja natukene ise masinat suunata ja seadistada, mis on nüüd üsna uus teenus või ütleme, niisugune lisafunktsioon, mida me pakume vist paar nädalat kuni kuu aega olnud kättesaadav, on siis masintõlke täiustamine tehisintellektiga. Masintõlge ise on samuti tehisintellekt, aga näiteks Euroopa Komisjoni masintõlkesüsteem e-translation ei põhine praegu suurel keelemudelil. See on Transformeri mudelil põhinev masintõlkesüsteem, mis on siis üks, ütleme nii, et suurtest keelemudelitest siis nagu eelmine ja veidi vanem tehnoloogia. Kuigi põhimõtted suurte keelemudelitega ehk LLM-idega on samad. Ja nüüd selleks me olemegi siis mõelnud sellise võimaluse ja arendanud sellise võimaluse, et te saate seda masintõlget täiustada siis nii-öelda tehisintellektiga, nii nagu me tänapäeval tehisintellekti mõistame või ütleme, et kui keegi mainib tehisintellekt, siis me arvame, et tegu on millegi suurte keelemudelite ja ChatGPT laadsega. Et nüüd siis selline võimalus on olemas. Jällegi hetkel siit on näha, et see töötab ainult dokumentide tõlkimisel ehk siis neid väikseid tekstikatkeid. Väikeste tekstikatkete tõlkimisel seda funktsiooni kasutada ei saa, aga kui te olete oma faili üles laadinud, siis jällegi nendest suvenditest saate valida siis tehisintellekti abi kasutamise, saate linnukese kasti teha. Ja mida see siis teeb, kuidas siis tehisintellekt seda masintõlget nii-öelda aitab või paremaks proovib muuta, sest nagu ma mainisin, lõppeesmärk ikkagi on muuta seda masintõlget paremaks, et ja kvaliteet oleks parem ja kindlam. Hetkel kasutame tulemuste parandamiseks siis Euroopa Liidu andmebaasi. Euramis on selle andmebaasi nimi, kus on siis kümnendite jooksul Euroopa Liidu institutsioonide tõlkijate poolt tõlgitud tekstid. See tähendab seda, et need on inimeste poolt tõlgitud, need on väga hea kvaliteediga, neid on üle loetud, need on toimetatud, sinna on tehtud korrektuur, ehk siis need on viimased versioonid tõlgetest, mida siis meie kolleegid on aastakümnete jooksul teinud ja need siis kogutakse ühte andmebaasi. Ja nüüd see tehisintellekt ja siinkohal on tegemist siis Mistral Nemo mudeliga, mis on siis prantslaste suur keelemudel, et meie ka Euroopa Liidu institutsioonides ikkagi üritame sealt Ameerika ikkest nagu vabaneda ja välja tulla ja kasutame siis prantslaste mudelit. Nüüd see mudel, kui te selle linnukese sinna kasti teete, et te soovite tehisintellekti abi masintõlkel, läheb siis sinna Euramise andmebaasi ja otsib siis kokkulangevusi tõlkijate kõnepruugis või ütleme jah, siin komisjonis ja ma usun, et seda kasutatakse ka liikmesriikides. Kutsume me seda fuzzy match ideks ehk siis see LLM ehk siis suur keelemudel
läheb sinna andmebaasi ja vaatab, kas selles tekstis, mida te soovite tõlkida, kas sarnaseid lauseid on juba olemas, kas sarnaseid lauseid on juba inimeste poolt tõlgitud ja kui ta nüüd neid kokkulangevusi leiab ja see kokkulangevus peab olema, ütleme, alates 70%. eri keelte puhul on see protsent erinev, et suurematel keeltel hakkabki see 70%, väiksematel keeltel ja sellistel haruldasematel keeltel, näiteks nagu eesti keelel, võib see olla kõrgem ja ongi kõrgem. Eesti keele puhul ma jään praegu täpse numbri võlgu, aga näiteks malta keel, mis on nagu eriti väike ja eriti hapras seisus, ütleme sellise masintõlke kontekstis, malta keelel näiteks hakkab see fuzzy match, see kokkulangevuse leidmine alates 95%, ehk siis see peab olema täiesti sarnane lause. Eestil on natuke parem, ma arvan, et see on kuskil 80% ligidal. Ja ühesõnaga siis see suur keelemudel läheb sinna andmebaasi, otsib siis neid kokkulangevusi. Kui neid kokkulangevusi ei ole, siis toimub masintõlge täpselt nii, nagu ta on kogu aeg toimunud. Kui neid kokkulangevusi on, ehk siis on üle 70% teatud lause puhul kokkulangevus mingi juba andmebaasis eksisteeriva lausega, siis ta valib sealt näiteks 5 parimat vastet sellele konkreetsele lausele, see suur keelemudel siis, ja valib siis sellest parema ja paneb selle siis selle masintõlke sisse pärast. Et see on niisugune hästi lihtsustatud viis illustreerimaks, kuidas see siis umbes töötab. Kui ta läheb sinna andmebaasi ja leiab 100% vaste, ehk siis näiteks kui te proovite mingit Euroopa Liidu teksti tõlkida, ükskõik jah, näiteks oletame, et komisjonis või mõnes teises institutsioonis on seda teksti juba tõlgitud inimese poolt ja see on 100% vastab sellele lausele näiteks, mida teie soovite tõlkida, siis ta annab lihtsalt selle lause, et siis ta ise midagi juurde ei mõtle. Aga kui see jääb sinna 70 ja 100 vahele, aga on olemas selline tekst, siis ta pakub teile parima, mis siis see suur keelemudel arvab, et võiks parim vaste olla. Ehk siis ta kasutab inimtõlget masintõlke sees, ütleme nii. Ja praegu töötab see jällegi ainult selle EU Formal tõlkemootoriga. See sobib Euroopa Liidu tekstide jaoks. Ehk siis, kui teil on töös vaja tõlkida Euroopa Liidu tekste, kas või selleks näiteks, et tõlkida inglise keelest eesti keelde, et aru saada, mis siis seal on ja kui eesti keelde on selliseid tekste juba tõlgitud, siis võib-olla, et see suur keelemudel leiab parema, ütleme siis jah, kokkulangeva vaste, kui siis masintõlge ise oleks välja mõelnud ja selle siis ka teile pakub. Kui nüüd tekst on hästi erinevate teemade või stiilidega nii-öelda läbi põimitud, et seal on ühte, teist, kolmandat, et seal on õigusvaldkonda, finantsvaldkonda, üldist teksti, Euroopa Liidu teksti, siis see tihti ei tööta, sellepärast et lihtsalt, et see kokkulangevuse tase, see 70% või 80 või 90, seda lihtsalt ei ole ja siis ta midagi nii-öelda ei tee, et ta küll otsib andmebaasist, aga ta ei väljasta midagi ja ta ei näe nagu erinevust. Ja see on ka tavalisest masintõlkest aeglasem, et sellega tuleb arvestada, et kui te panete suure dokumendi ja palute sellel tehisintellektil siis otsida vasteid, siis läheb lihtsalt natuke kauem aega. Ja hetkel on see siis kättesaadav inglise keelest kõigisse Euroopa Liidu keeltesse, ametlikesse keeltesse, mitte siis teistpidi ja mitte siis ka nendesse teistesse keeltesse, mida me pakume. Aga me töötame selle kallal, et praegu minu teada arendajad töötavadki selle kallal, et saada see teistpidine suund, ehk siis näiteks, et eesti keelest inglise keelde oleks ka võimalik teha. Et selline see võimalus on ja miks see võibki kasulik olla jällegi, et pigem kui teil on siis jah, Euroopa Liiduga seotud või mingid sellised ametlikumad tekstid ja keegi kuskil institutsioonides on juba seda tõlkinud, inimene siis see pakub teile natuke parema arvatavasti masintõlke nii-öelda vaste kui siis see neuromasintõlge ise. Et selle nimel me töötame jällegi, nagu ikka masinatega, see ei ole kunagi 100%, ikkagi peate ise üle kontrollima, aga me lihtsalt loodame, et see pakub kõigile kasutajatele ja sealhulgas ka mitte tõlkijatele võimaluse siis seda masintõlke kvaliteeti natukene paremaks muuta ja teie tööd siis efektiivsemaks muuta.
Ja siis lubasin teile ka rääkida 2 uuest tekstitöötlusteenusest, mis on siis samuti tehisintellekti põhised. Esimene nendest siis webtekst, sellel kahjuks mingit head eestikeelset vastet ei ole, aga nagu nimi ütleb, on see siis selle teenuse või tööriista eesmärk on siis optimeerida teksti kasutamiseks veebis. Et jällegi, kui te ei ole võib-olla mingisugune copywriter või inimene, kes pidevalt sellisega tegeleb, aga näiteks teil on vaja kodulehele mingi tekst üles panna ja see on võib-olla pikem ja nii edasi ja te ei ole täpselt kindlad, kuidas veebis võiks mingi dokument mõjuda, siis sellist teenust olete väga teretulnud kasutama. Sest mida see teeb? Me oleme siis instrueerinud ja see nüüd on tõesti suurel keelemudelil põhinev teenus. Ja me oleme siis instrueerinud, minu arust on eesti keeles selle kohta nimi käsuviip, ehk siis see on seesama prompting, millest tänapäeval hästi palju räägitakse. Kirjutanud siis hästi pika käsuviiba, et see on minu teada sellel tööriistal umbes, ma ei tea, 9000 sõna vist pikk, kui ma viimati vaatasin. Hästi pika siis käsuviiba, mida siis suur keelemudel peaks selle tekstiga siis tegema, et teda siis veebi jaoks optimeerida. Näiteks nagu, et kasutada igapäevaseid kergesti mõistetavaid sõnu, vältida näiteks erialatermineid, eelistada, ma ei tea, tegusat kõneviisi, kasutada positiivseid väljendeid, kasutada pealkirju, alapealkirju, teha pealkirjad informatiivseks ja lühikeseks, panna võtmesõnad lause algusesse, et oleks kohe aru saada, mis on see fookus. Kirjutada selgelt, lühidalt, otsekoheselt ja vältida kordusi. Et see võib olla ka huvitav tööriist või teenus, mida kasutada. Et kindlasti proovige seda, kui teil midagi sellist tööga seoses ette tuleb. Siin on näide lihtsalt, ma loodan, et see ei ole teil ekraanil liiga väike, kus on president von der Leyeni siis see kaitsekava, mille kohta tuli siis üsna pikk pressiteade ja lasin selle lihtsalt sellest tööriistast läbi ja nagu te näete, siin üleval osas on kohe ka selline disclaimer või selline hoiatus, et see dokument on tehtud siis generatiivse tehisintellekti poolt ja palun lugege see üle ja kontrollige. Ja see on võtmesõna kõikide tehisintellekti, ütleme, tööriistade puhul. Aga igatahes see siis tuli välja, et see oli originaalis palju pikem, see artikkel ja ei olnud võib-olla selliselt struktureeritud, et oli lihtsalt üks pikk jutt, aga siin on tõesti nagu hästi kõik struktureeritud ja välja toodud. Ehk siis, kui teil oleks vaja midagi sarnast oma mõne artikli või dokumendi kohta näiteks internetti panna, siis te saate seda tööriista kasutada, et selline esimene mustand teha. Loomulikult peate te ise siis kõike kontrollima, et see oleks õige, täpne, et keel oleks korrektne ja nii edasi ja nii edasi. Praegu töötab see kahjuks ainult inglise, saksa ja prantsuse keeles. Sellepärast, et siin puhul me kasutame ikkagi veel OpenAI ehk siis Ameerika suurt keelemudelit, mis lihtsalt annab praegu kahjuks veel kõige paremaid tulemusi. Ja seetõttu näiteks eesti keel on seal väga halvasti, ütleme, esindatud. Nii kui läheb asi natuke keerulisemaks, siis ta eesti keelega väga hästi hakkama ei saa. Seetõttu me ei saa seda pakkuda, sest see tulemus ei oleks väga hea. Aga näiteks, kui te peate oma kodulehele panema midagi inglise keeles, saksa keeles, prantsuse keeles, siis saate seda kasutada. Ja teine tööriist siis on Accessible Text, samamoodi nimi annab juba väikese vihje, millega siis tegu on. Ehk siis selle teenuse või tööriista eesmärk on siis koostada selline lihtsasti loetav tekst, kes siis aitab inimesi näiteks, kellel on lugemisraskused või siis näiteks, kelle emakeel ei ole inglise keel. Et antud hetkel see teenus, tööriist töötab ainult inglise keeles. Jällegi põhjused erinevad, sellepärast et sellise lihtsasti loetatava teksti reeglid on erinevates keeltes erinevad. Seal on vaja väga palju seda mudelit juhendada, suurt keelemudelit siis, ja me lihtsalt ei ole jõudnud ühegi teise keelega tegeleda, aga me tegeleme sellega. Ja see siis väljund nii-öelda erineb natukene siis või erineb päris palju sellest webteksti väljundist. Ehk siis siin on samuti öeldud, et tuleks kasutada sõnu, mis on kergesti mõistetavad, lihtsaid ja hästi tuntud sõnu, seletada keerulisi sõnu lihtsate mõistetega, kasutada Suurbritannia inglise keelt, vältida võõrkeelseid sõnu, välja arvatud väga hästi tuntud väljendid, näiteks nagu voilà,
Mitte kasutada siis lühendeid, akronüüme, ilma neid esmalt selgitamata, rühmitada sarnane teave kokku ja nii edasi, nii edasi. Ja kasutada lühikesi lauseid, üks lause rea kohta, üks idee lause kohta ja vältida metafoore. Ja kui te nüüd seda näidet vaatate, siis te saate aru, et see on tõesti tehtud nagu hästi lihtsasti loetavaks, et see on seesama pressiteade, siis president von der Leyeni pressiteade. Ja nüüd te näete tõesti, et see on ka hästi struktureeritud, on pealkirjad ja tõesti lihtsad ja lühikesed laused, kui on vaja sellist teksti koostada. Et samuti, kui te ei pea sellise asjaga iga päev ise tegelema, need ütleme juhendid, kuidas siis lihtsat teksti koostada, on üsna pikad ja keerulised, siis tehisintellekt saab teid siin aidata. aga jällegi, nagu te näete, ma loodan, et see on ka teil ekraanilt näha, siis esimese asjana on ikkagi hoiatus, et jällegi, et see on tehisintellektiga koostatud esimene mustand ja et inimene ise peaks siis seda ikkagi kontrollima ja vaatama. Ja siis tahaksingi rääkida nende masintõlke ja üldse tehisintellekti piirangutest ja ohukohtadest. Et noh, ma usun, et te olete sellega kursis ja teete seda niikuinii, kõik need, kes kuulavad ja oma töös näiteks masintõlget kasutavad. Isegi kui te ei ole tõlkijad ja just nimelt, kui te ei ole tõlkijad, siis ma usun, et te ikkagi loete selle teksti loodetavasti üle, enne kui te selle kuskile esitate või panete. Ja miks see on oluline? Näiteks piirangud, mis siis on masintõlkel? Ja olen siia mõned väga lihtsad näited toonud. Näiteks masintõlge ja selle vead võivad siis muuta lausete tähendust. Et siin on üks väga-väga ka jällegi lihtne näide, et the company is looking for a strong leader, mis siis masintõlkest tuleb välja, et ettevõte otsib tugevat juhti. Aga nüüd see sõna strong ei pruugi inglise keeles olla tugev füüsiliselt, noh, mis tugev, eks, et see võib ka olla autoritaarne ja nii edasi, nii edasi. Ja näiteks noh, meie inimestena saame aru ja näiteks kui te, ma ei tea, koostate, ma ei tea, töökuulutust näiteks või mis iganes, tahaksite sinna hoopis panna näiteks kontekstist sõltuvalt kompetentset juhtiv, mitte tugevat, sest see sõna tugev võib olla mitmeti mõistetav. Jah, siis igasugused kultuurilised ja kontekstuaalsed nüansid, et tehisintellekt ei pruugi igasuguseid kultuurilisi viiteid mõista. Näiteks kui on vaja tõlkida lause it's raining cats and dogs, noh siis masintõlge ja ma testisin, nii on, annab välja eesti keeles, et sajab kasse ja koeri. Või siis veel midagi imelikumat, et on erinevate, näiteks ka meie komisjoni süsteemi puhul erinevate tõlkemootorite tulemus oli erinev, oli veel imelikumaid tulemusi, ütleme nii. Kuigi noh, me ju teame, et õige vaste on see, et vihma kallab nagu aevarrest, aga masin noh, ütleme selliseid Eesti vanasõnu või selliseid jah, kultuurilisi eripärasid kahjuks siia või õnneks siiamaani veel ei tea. Et tuleb olla ettevaatlik, siis igasugused tehnilised piirangud, et igasugused keerulised lauseehitused ja haruldased keeled, mis eesti keel, jällegi eesti keelel on olla au esiteks väike keel ja teiseks keeruline ja hoopis teistsugune keel, millega siis ütleme, kui võrrelda näiteks inglise keelega, millest siis neid masintõlkesüsteeme tavaliselt ju koostatakse, et kõik sellised piirangud või sellised haruldused panevad siis jällegi masintõlkele teatud piirangud peale ja võivad põhjustada ja põhjustavadki tõlkevigu. Et ikkagi inimene ise peab kõik üle kontrollima ja siis igasugused juriidilised ja eetilised küsimused. Et näiteks tehisintellekt võib ma ei tea, näiteks mingeid konfidentsiaalseid dokumente samamoodi valesti tõlkida, masintõlge. Ja kui te nüüd seda üle ei loe, see võib tekitada juriidilisi probleeme, näiteks kui on mingid lepingutingimused ja oletame, et seal oli inglise keeles sees sõna liable ja näiteks masintõlge tõlkis selle jaatavalt, et vastutav, is liable, aga näiteks oletame, et tegelikult oli lauses, et ei vastuta, is not liable ja selliseid asju juhtub ja juhtub päris palju. Et see võib ju kogu lepingu tähendust ju muuta, muudabki ja vaidlusi põhjustada ja nii edasi, et kindlasti tasub hästi ettevaatlik olla ja noh, üldsegi lepingutingimusi või mingeid muud juriidilisi tekste ma masintõlkega ütleme nii, et kasutamiseks ei soovita, tõlkida arusaamiseks ja, aga ikkagi tuleb alati väga kriitiliselt üle lugeda.
Ja siis ohukohad, noh, lisaks sellele, et võivad sisse vead tulla, võivad olla ka teised ohud. Näiteks valeinformatsiooni levik, et see vigane tõlge võib ja tavaliselt moonutabki siis algset sõnumit. Näiteks kui on, ütleme, ravimitel need infolehed kaasas ja kui see on nüüd masintõlkega tõlgitud ja kui näiteks on kirjutatud inglise keeles, et this drug is not recommended for pregnant women versus näiteks keegi tegi selle infolehe masintõlkega ja masin tegi vea ja seal on kirjas, et seda ravimit soovitatakse või et rasedad võivad seda siis kasutada. Noh, jällegi, et see on väga suur probleem, siis pigem jah. Et ütleme, et kui teil on mingisugune, ma ei tea, mööbli kokkupaneku juhend, et seal ei ole võib-olla see probleem nii suur, aga näiteks ravimite või muu inimese tervist mõjutavate asjade puhul või näiteks kasvõi toidulisandite puhul, noh, võivad ohud reaalsed olla. Siis selline sõltuvus tehisintellektist, et kui me seda masintõlget nagu liiga palju kasutame, siis võib see seda keeleoskust vähendada. Et eriti just võib-olla nooremad inimesed ja õpilased ja lapsed, et kui nad kõik asjad alatame Google Translate'ist läbi lasevad, siis see võib ja ma olen nagu näinud, et muudabki sellist, ütleme, inimese oskust siis õigesti kirjutada ja rääkida, et ma loodan, et see ei ole veel väga suur probleem, aga see võib selliseks muutuda, et elades ise Luksemburgis, noh siis on samuti, et kui pikalt ei ole, siis ütleme, eestlastega eesti keelt rääkinud, hakkavad tulema sisse igasugused vead, igasugused prantsuse, inglisekeelsed mõjutused ja nüüd oletame, et mõni noor inimene, kes on pidevalt igaks asjaks Google'it kasutab, siis samuti võib see seda keeleoskust vähendada. Noh, siis igasugused turvariskid. Et tehisintellekti teenused võivad siis konfidentsiaalset infot töödelda ja me ei ole alati kindlad, mis selle infoga juhtub ja seda infot saab siis halvasti kasutada. Et näiteks ongi, et ma ei soovita selliseid tundlikke äridokumente või kasutusjuhend või neid jah, lepinguid, ütleme, panna näiteks Google Translate'i. Tehisintellekti saab kasutada eksitavate tõlgete loomiseks, seda saab manipuleerida. Just oli artikkel, kuidas vist Venemaal oli midagi Pravda tekstidega tehtud. Nii et kui inimesed midagi tehisintellekti, ma ei mäleta enam täpselt, mis tööriist see oli, aga panid midagi tehisintellekti küsimuse, siis tulid kallutatud tekstid sealt välja. Ja me teame, et deepfake tehnoloogia muudkui areneb edasi ja ta saab dokumente või allikaid siis tahtlikult moonutada ja muuta näiteks kas või poliitiliste avalduste tõlget. Ja enne kui ma lõpetan, ma näen, et mul hakkab aeg varsti otsa saama. Ma tahtsin näidata siis selliste ohtude illustreerimiseks või õigemini see on üks helifail, ühte näidet, et siin nüüd räägivad podcast'i vormis kaks tänast ettekandjat. Jätan teie siis ütleme arvata, kes need kaks inimest on. Ja ma võin öelda, et vähemalt ühe inimese, ütleme nii, et nõusolekut mul sellise helifaili koostamiseks ei ole. Ja see helifail on koostatud siis internetis avalikult põhineval infol, ehk siis on olemas igasugused jutusaated ja asjad olemas, hääl ja selline 11 Labs, te näete siin all vasakus nurgas seda tehnoloogiat siis, mis selle podcast'i võimaldas luua. Selle põhjal on siis tehtud selline podcast, kus siis kaks inimest räägivad, aga tegelikult nad ei räägi, et mina olen need hääled salvestanud, pannud enda teksti, mida nad siis omavahel vestlevad ja see 11 Labs tehnoloogia on mul siis aidanud selle kõik kokku panna ja ütleme nii, et kui mina ei oleks kui ma ei teaks neid inimesi, siis ma võib-olla ei saakski aru, et need inimesed tegelikult ei ole mitte kunagi sellist podcast'i teinud või veel vähem kuskil üles pannud. Et ma loodan, et te nüüd kuulate, andke teada, kui see ei ole nii. Language barriers have held humanity back for millennia, but what if I told you the EU just created an AI system that's revolutionizing how 447 million Europeans communicate? That's fascinating. How exactly does this new system work? Well, it's called e-translation, and here's what makes it incredible. It doesn't just do basic translations. It actually learns from millions of previous translations to improve accuracy. Plus, you can upload custom glossaries to ensure technical terms are translated exactly right.
But how reliable is AI translation compared to human translators? You know, that's the clever part. They're transparent about it being a first draft that might need polishing. But get this, for formal EU documents, it uses something called fuzzy matching to find similar previously translated content, which dramatically improves accuracy. So this could really change how European organizations work together. Exactly. And what's really groundbreaking is how they've democratized it. Whether you're a major EU institution or a tiny NGO, you have access to the same powerful translation technology. It's like we're finally breaking down these ancient barriers that have separated people for generations. That's quite remarkable when you think about the implications for cross-border collaboration. And just imagine where this technology Nii, ma arvan, et sellest näitest piisas ja ma loodan, et vähemalt kui kõik ettekanded on esinenud, et saate aru, kes need kaks inimest olid. Ja ei pea muretsema, ma ei kasuta seda kuskil mujal ja kustutan need failid kohe. Aga see on lihtsalt selleks, et illustreerida, et kui on midagi internetis, siis sellega saab tänapäeval tõesti teha kõike. Lihtsalt infoks, et need hääled olid tehtud nii, et mõlema inimese siis kõnest oli 1 minut salvestust. Ja mõlemad inimesed rääkisid tegelikult eesti keeles ja siis see programm tegi sellise podcasti, nagu me vestleks omavahel inglise keeles, siis teksti põhjal, mille mina siis sisse panin, mis siis oli ka üks e-translationi materjalidest. Nii et tasub olla ettevaatlik. Esiteks, mida te üldse internetti panete ja mida te panete erinevatesse tekstitöötluse tehisintellekti tööriistadesse. Language barriers. Ja sellega ma tahakski lõpetada, et miks te võiksite kasutada vähemalt tööalaseks toimetamiseks siis Euroopa Komisjoni masintõlkesüsteemi ja ka teisi teenuseid, mida me pakume, ongi see, et see on turvalisem keskkond kui näiteks Google Translate või mõned muud, et andmed ja muu on komisjoni tulemüüride taga. Me lubame delikaatseid salastamata andmeid, see tähendab seda, et inimeste nimed, sünnikuupäevad, sellised asjad võivad olla tekstides, mida te tõlgite. Aga mitte siis ärge kasutage neid konfidentsiaalsete dokumentide puhul või salastatud dokumentide puhul. Me kustutame kõik andmed 24 või 72 tunni jooksul, see oleneb nüüd tööriistast. Tõlke puhul, masintõlke puhul on see 24 tundi. Võimalik on ka selline variant, et kohe, kui teie tõlge on toimunud, kõik andmed kohe kustutatakse ja siin ma räägin siis sellest tõlkefailist, mis te siis tagasi saate süsteemist. Nii-öelda sisendfaile või sisendtekste me ei hoiagi üldse, need kustuvad kohe süsteemidest ja meie kindlasti ei jälgi, ei salvesta, ei jaga ega taaskasuta neid andmeid. Näiteks neid mootoreid me ei treeni nendel andmetel, mida teie siis panete sisse, kasutades siis näiteks e-translationit ja masintõlget. Ehk siis nende andmetega me ei treeni oma neid tõlkemootoreid. Et on turvalisem ja tööalasteks tõlgeteks kasutage kindlasti pigem jah, kindlamaid asju ja lisaks sellele siis andmed ei lahku Euroopast, et need on meie masintõlkesüsteemide andmed siis Pariisis ja Amsterdamis on serverid, et jäävad andmed siia. Sellega ma lõpetan, sest ma arvan, et ma olengi nüüd juba natukene üle ka läinud. Ma ei tea, kas neid slaide pärast on võimalik jagada, igatahes siin on siis veel kord kasulikud lingid, kui on, siis te saate siia klikkida, kui ei, siis kui te panete Google'isse sisse need märksõnad, kas või e-translation, siis see info tavaliselt on üsna lihtsasti kätte leitav. Ja siin lihtsalt infoks, et kui teil nüüd on mõne selle masintõlke või mõne muu teenuse kohta, mida siis komisjon pakub, küsimusi, tagasisidet, head või halba, mõlemad on väga oodatud ja küsimused otse loomulikult, et me aitame ja toetame. Ja võite vabalt eesti keeles kirjutada, et ise jälgin ka seda emaili aadressi ja aitan tavaliselt eestlasi siis eesti keeles. Sellega ma ütlen aitäh.